tere! Nii, ma loodan, et te saite vahepeal sirutada ja puhata natukene, sest nüüd me lähme edasi järgmise osaga. Kuna meil on pikk paus nende meie omavaheliste kohtumiste vahel, siis me võtame nii-öelda 2 seda peatükki korraga ja siis te saate neid kodus edasi täita. Kas selle esimese osa kohta on mingeid küsimusi? Tekkis vahepeal mingeid mõtteid, mida tahaks läbi arutada? Külli on vahepeal õue kolinud. Nii mõnus. Ja on sellised, et saab maja nuka taga ka olla. Ja. Mul praegu otseselt küsimusi. Võime edasi. No küsite siis, kui tekivad. Ühesõnaga, millega me edasi liigume, on nüüd siis see minu toote ja teenuse peatükk. Ehk siis see on siis nüüd see osa, millele tegelikkuses baseerub kogu äriplaan. Ehk siis mul peab olema mingisugune idee, mida ma hakkan tegema. Ja sellega on nüüd niimoodi, et kellel see idee on veel selline nii-öelda nagu nõrk, või noh, ütleme, ei ole veel väga selget kuju võtnud, et ma ei tea täpselt, mida ma tegema hakkan, et näiteks valdkond on teada, aga et mis mul väga konkreetselt hakkavad olema need tooted või teenused, siis me ikkagi räägime selle peatüki sisu läbi, kui te olete teise peatüki ilusasti ära täitnud ja siis lähete selle 3. juurde, siis tavaliselt need mõtted on nagu nii palju selginenud, et kuna seal tekivadki täpselt need seosed enda jaoks, et siis need mõtted on nii palju selginenud, et tegelikkuses saab see 3. peatükk ka üsna hästi ära kirjutada. Ja üks hästi oluline asi veel nagu, et kuna me ei kirjuta praegu, meil ei ole mingit väga selget tähtaega, et sellel hetkel läheb mingisugune rahastusvoor lukku ja mul peab see juba olema nii-öelda täiuslik idee, noh, äriideena on ju nii-öelda, et mis toodet või teenust ma siis tegema tahan hakata. Et siis see on nagu pigem lihtsalt selline nagu läbiharjutamine, et kuidas neid asju kirja panna, sest et selleks hetkeks, kui te päriselt mingisuguse idee jaoks hakkate raha küsima, siis sellel hetkel on teil juba nagunii hästi selgelt paigas, et seesama, et mida ma siis tootma hakkan või millist teenust ma osutama hakkan. Kes teab juba praegu, on väga hea, aga tavapäraselt need mõtted nagunii muutuvad. Ja muutuvad ka selle aja jooksul nii-öelda, et kirjutan näiteks äriplaani valmis, panen menetlusse ja niikaua, kuni ma ootan seda vastust, seda tuleb ka reeglina tükk aega oodata, on ju. Et siis selle aja jooksul ka juba uued mõtted tulevad kogu aeg peale, näed mingeid uusi võimalusi võib-olla, mida enne ei näinud. Ehk siis läbivalt nagu kogu äriplaani juures täna teeme seda oma praeguste teadmiste kohaselt. Aga see, kui mõtted või plaanid muutuvad, see ei ole kindlasti mingisugune ebaõnnestumine või läbikukkumine, vaid vastupidi, et tavaliselt saavad need ideed veel paremaks ja nagu veel küpsemaks, et see on niisugune hästi nagu loomulik protsess. Sellepärast ongi äriplaan on lihtsalt üks plaan ja hiljem me täidame teiega ka finantsprognoosi, et see on ka see, et ilma prognoos ka muutub ja keegi ei pahanda nagu selle peale, eks. Et finantsprognoos ka näeb ette ühed numbrid, reaalsus on tavaliselt hoopis teine, aga kuskilt maalt tuleb nii-öelda hakata pihta, mingeid plaane teha ja mingeid prognoose koostada. Ja siis õudselt tore on see, kui need reaalsed käega katsutavad tulemused on siis kordades nii-öelda ületavad meie ootusi, on ju, et on kordades veel võib-olla paremad hoopis. Aga kui me nüüd siia toote ja teenuse peatüki juurde lähme, siis siin ongi, ütleme, see 3.1 on selle peatüki nagu kõige olulisem osa, sest et see siis käsitlebki seda, mida sa reaalselt hakkad tegema. Ja see võiks olla nagu, mina väga soovitan mõelda selle peale, et mida teevad sinu konkurendid. Meil tuleb küll konkurendi peatükk ka eraldi, kus me analüüsime konkurente. Aga ütleme, et kui sa näiteks tead, et sa tahaksid hakata oma kodustest marjadest mingisuguseid tooteid tegema, siis ma usun, sa tead või siis näiteks uurid välja,
kes Eestis on teinud või ka mujal maailmas näiteks sarnast asja, et tal oli nii-öelda juba olemas koht, tal oli olemas see tooraine ja siis ta hakkas, tegigi sellest oma nii-öelda selle äri, on ju. Et soovitan käia mõne niisuguse konkurendi kodulehel, kellel juba on sarnane teenus või toode olemas, sest et sealt saab väga hästi aimu sellest, et mismoodi sõnastada. Kuna siin on oluline kirja panna, üks asi on küll jah see, et mis see sinu missioon on või mis see sinu kirg on, miks sa just selle ideega tahad tegelema hakata, et kas sul näiteks ongi, ütleme, armastus puhta looduse vastu, kodukoht, ühesõnaga, et sa tahad jagada nii-öelda nagu võib-olla mingisugust koduaia maitset teistele inimestele, on ju, või siis ütleme külli puhul näiteks, et sa tahadki pakkuda niisugust mõnusat puhast keskkonda ja sul olid vist just eriti südamelähedased need eripuhastustööd, on nii? Et ühesõnaga siis pannagi nagu kuidagi kirja see, et miks, ehk siis teisisõnu, miks sa ei ole bussijuht, miks sa tahad seda teha, sul on seal taga peidus mingisugune see käivitaja või mingi asi, mis lükkab sind sellesse suunda. Sulle peab see asi meeldima, et ma ei tea, inimestele meeldivad hästi erinevad asjad, et miks sa ei taha olla disainer või siis mingisugune koolitaja, on ju, et miks sa sellesse suunda lähed, et mis see tõukab sind sinna. Vahel ongi lihtsalt jah see, et tahetakse nii-öelda luua mingit suuremat väärtust, pakkuda maailmale mingisugust midagi nii-öelda kasulikku, ise pead seda vajalikuks, tahad, et teised ka sellest osa saaks. Et see sinu miks võiks hästi lühidalt siia kirja saada, ütleme 2-3 lausega tegelikult täiesti piisab. Et lihtsalt näidata ära see, et ma ei tee lihtsalt kasumlikku äriprojekti, et ma võiks öelda, et ma tegin assistendi agentuuri kunagi, sest et ma arvasin, et see toob hästi sisse. Tegelikult see ei ole põhjus, et sa tahad teha nagu midagi suuremat, see on mingisugune suurem mõte, et tahan inimesi aidata, et mulle on südamelähedane võib-olla see, et ma tahan inimestele nii-öelda müüa vaba aega sisuliselt, et teha nende eest ära mingisugused siuksed liigutused, on ju, mida saab edasi anda nii-öelda. Kui see miks on saanud kirja, siis tuleb see nii-öelda tuum, selle nii-öelda punkti tuum on siis konkreetselt kirja panna vähemalt 5 ja kuni 10, et üle 10 me ei pane teenust või toodet, mida sa kavatsed siis oma esimese tegevusaasta jooksul müüma hakata. Ehk siis, kui sa plaanid näiteks oma ettevõtte asutada septembris 2026, siis sellest alates võiks see esimene tegevusaasta nii-öelda käima minna, on ju. Ja mis on need tooted või teenused, millega sa alguses turule lähed, et sellised nagu sõnastatudki selgelt, et mida ma pakkuma hakkan. Näiteks, selle ma vist saan kinni panna. Puhastusteenindaja, vaatame, mis ta meile pakub. Siin on mingisugused, kas sa oskad küll öelda mulle mõne näiteks eripuhastustööde firma, kes täna tegutseb nagu? Neid on päris hulgi, et suurettevõtetest on ju Spell, väikestest võtame siis on Arende, Maapuhastan. Kas see puhastusproff on sulle ka tuttav nimi või? Ja on küll jah, see on mu kursakaaslane. No vot, et ütleme näiteks, võtame selle puhastusprofi, on ju, et miks ma just soovitan vaadata nagu konkurentide selles, et kujutage ette, et nüüd, kui teie kirjutate neid tooteid või teenuseid lahti, kujuta ette, et klient on sinu kodulehel. Täpselt nii, nagu sa kirjutad nad äriplaani, et menetleja või siis ütleme, mina näiteks saaksin aru, mida sa tahad klientidele pakkuma hakata. Täpselt samamoodi peaksid sa selle info ühel hetkel panema oma kodulehele ja kodulehel peab see ülesehitus olema ka selline, et klient saab aru, mida sa pakud, kas see on tema jaoks
ja no ütleme siin selles peatükis me veel hinnastamisega ei tegele, aga see teenuste või toodete nimed, see on nagu oluline, on ju, nii siseruumide koristusteenus. Kui ma nüüd selle nii-öelda avan, ma ei tea, kas ma saan siia peale isegi vajutada, on ju, et siis koristusteenus siseruumides on näiteks tema selle üks pakutav teenus ja ta kirjutab selle lahti, mida see endas sisaldab. Ehk siis, kui ma näiteks teeksin toitu, siis ma ei kirjuta lihtsalt, et teen salatit, vaid näiteks kodune kartulisalat 1 kilogramm, on ju, et mismoodi ma seda kliendile müün, et noh, ma ei müü ju teda ämbriga, on ju, vaid et ongi ikkagi näiteks kilogrammi kaupa. Ehk siis selgelt, mida ma müün kliendile ja kuidas ma seda teen või nagu see kirjeldus seal juures, et kujutage ette, et sa kirjutad selle peatüki lahti just, kui sa kirjutaksid seda juba kliendile kodulehele, et tema saab kõik vajaliku info sealt. Et kui mina näiteks täna otsin seda koristusteenust, ma tulen siia kodulehele, siis ma loomulikult tahan saada siit kõik nagu olulised vastused, et ma saaksin aru, kas see on mulle või ta pakub seda ainult ettevõtetele või noh, kus kohas ta seda osutama hakkab ja nii edasi, on ju. Et nagu peensusteni, sest et see on üks olulisemaid osasid nii-öelda sellest äriplaanist, et sul võib olla väga tugev turunduspeatükk, sul võib olla väga tugev plaan B, on ju, aga kui sa nagu oma toodet või teenust ei suuda sisuliselt sellele menetlejale või sellele äriplaani lugejale maha müüa, siis on nagu midagi puudu. Et väga hästi lahti kirjutatud toodete ja teenuste selles, ma panen need siit vahelt kinni, väga hästi lahti kirjutatud selle toote-teenuse peatüki puhul ongi nagu praktiliselt see, et kui menetleja seda loeks ja ta nagu vaatab seda, et issand, kui äge, et jah, ma tahan ka osta seda mingit marjarulli näiteks, on ju, et see kõlab juba nii põnevalt, siis on sinu töö nagu väga hästi tehtud, et sa sisuliselt oled nii-öelda nagu müünud oma idee juba maha. Ehk siis ongi jah, et mis see teenustoode on, kellele ta on suunatud ja selle fookusega, et nagu kirjutan kliendile. Siis siin kindlasti ühel hetkel oleks olulised ka pildid. Kui praegusel hetkel ei ole seda nii-öelda toodet või teenust olemas, on ju, või ei ole sellega tegeletud, siis võiksite siia äriplaani lisada lihtsalt inspiratsioonipildid, ütleme 2-3 pilti võiks olla, et saada aimu sellest, mismoodi sa seda ette kujutad. Ja samamoodi, kui see ongi teenuse osutaja, et sina külli oled see teenuse osutaja, kes näiteks tuleb, ma saan siin tellida endale mingisugust seda eripuhastustööd tegema, siis mina tahaksin väga näha, et kes see on, kes tuleb, on ju. Et noh, vaata kodulehel ka samamoodi, et need kodulehed, kus on inimese nii-öelda pilt, kes on selle asja taga, sul tekib kohe selline nagu isiklikum side, et see on ka nagu hilisemalt, ma väga-väga soovitan, et olge ise ka kaadris. Ja naljakas, et ma seda räägin, sest mul on Tartus endal mängumaa oma pilti ei ole kuskile pannud. aga tegelikult see võiks seal ikkagi olla, sest et inimesed tahavad teada nii-öelda, et see ei ole lihtsalt mingisugune anonüümne teenus või toode, seda enam näiteks, kui ma lasen su endale koju, vaid et ma näen, kes see on ju. Ja see on hilisemalt ka üks asi, mida me turunduspeatükis ka käsitleme, et isegi kui neid pilte täna ei ole, siis saab lasta need teha või ütleme, et kui sul veel on nii-öelda plaanis kusagil käia neid töid tegemas, siis lase endast lihtsalt teha mõni pilt või ma tean küll, et Töötukassa ei soosi sellel arveloleku ajal töötamist, aga millegipärast on ikkagi niimoodi, et töötud inimesed on kõige rohkem hõivatud alati. Nendega on kõige raskem leida ühist seda nii-öelda kohtumise aega ja nii edasi, et tegelikult on käed-jalad tööd ja tegemisi täis, et siis tõenäoliselt on seal võimalik neid pilte ka teha. Nii et siis neid võiks juba nii-öelda etteruttavalt mõelda, et ühel hetkel, kui ma teen oma kodulehe, et seal võiksid olla need päris pildid, mitte AI-ga tehtud või kuskil pildipangast võetud, sest need pildid annavad nagu hästi palju juurde seda just nagu, kuidas ma ütlen, seda mõistmist, et loen ja saan aru, et pärast siis, kui te
kui te kodus hakkate neid materjale uuesti läbi vaatama, siis samamoodi see, mida ma teile alguses näitasin, see Monika äriplaani näide, et siit te näetegi seda nagu ütleme, see on ainult üks näide headest äriplaanidest, neid on olnud väga palju, aga see on üks värskemaid nii-öelda, mis on nagu tõesti hästi tehtud. Et siit näeb terviklikult seda, et milline see äriplaan üldse kokkuvõttes peaks tulema, mis on siin need nagu kuidas on hästi liigendatud, hästi sõnastatud, pildid on juurde pandud, mingites kohtades on võib-olla mingid graafikud ja asjad. Et see ongi see, et see on teie oma, et siin ka pildid, kirjeldused, kõik asjad, et tehke see niimoodi, et seda on nagu endal huvitav teha ja minul näiteks huvitav lugeda, on ju. Ma küsiks juurde, et kas need pildid peaks olema siis nagu, ma saan aru, et mina kui teenusepakkuja peaks olema kindlasti kuskil oma näoga näha, aga kas siia punkti läheks siis ka need niinimetatud minu teenuse enne ja pärast pildid? Ja absoluutselt. Et kui sul on seda pildimaterjali juba tänu sellele kogemusele palju, siis ma isegi soovitaks seda, et tee endale siia külli kausta on näiteks portfoolio ja koonda need pildid siia, sest hästi tihti on meil näiteks nettelefonis või kusagil nii-öelda olemas, aga sellel hetkel, kui neid vaja läheb, siis on, et tahad näiteks kellelegi näidata, et vaata, et kui hästi ma selle ära tegin, on ju. Ja siis sa pead otsima hakkama, et koonda nad näiteks siia kausta ja hiljem ka ütleme, kui peaks nagu tekkima soov kusagilt rahastust taodelda ja see oleks nii-öelda päris äriplaanis oluline näidata, siis saakski näiteks viidata, et minu portfoolioga saad tutvuda siin ja siis panedki selle lingi, et inimene saab siia ligi, sest et seda dokumenti siia 10 pilti ei ole nagu mõtet panna, ta teeb selle dokumenti nii mahukaks lihtsalt ja see pidev kirimine on nagu tüütu, eks. Aga et siia nagu paar tükki ka selleks, et kui ütleme lõpuks saavad need punktid meil kõik ära täidetud, siis mõni pilt siia vahele teeb seda, et kui mina lugejana võtan selle dokumendi joru endale nii-öelda silme ette, hakkan lugema, kerin, no tegelikult nagu, kuidas ma ütlen, silm läheb laisaks või inimene nagu nüristub natukene selle pika lugemisega ära, sest et see on selline sisutihe tekst, on ju, ja siis on siin vahepeal mõni hea pilt, on ju, siis see nagu teeb pilgu jälle värskeks ja toob nagu fookusesse tagasi. Et selles mõttes kindlasti tasub panna ja kui on rohkem pildimaterjali, siis eraldi kausta. Jah, mul on aastatega nüüd kogunenud seda enne ja pärast pilte. Vähem on küll neid, kus ma ise olen kaadris, küll aga see enne ja pärast võrdluse momendid on nagu täiesti olemas, päris korralik kogus on. Ja tõepoolest ongi see ka, et kui sa nagu teed selle punkti hästi ära, võtad täiesti südamega asja ja ütleme selleks meie äriplaani kaitsmiseks saab see punkt väga hästi täidetud, siis ma olen nagu korduvalt kuulnud, kuna ma hiljem ka vestlen nende koolitusel osalejatega, siis nad ütlevadki, et tead, et kui ma hakkasin kodulehte tegema, ma sain siit nii palju juba, et ma olin selle töö juba ära teinud, et ma ei pidanud tõesti uuesti hakkama leiutama seda, et mida ma teen ja kuidas ma teen ja kellele ma teen, vaid ma olin ju selle juba nagu läbi mõelnud, ehk siis copy-paste sisuliselt. Et sa saad, kuna meil ongi see, et inimestel on tavaliselt vaja nagu mingit eesmärki, et aga miks ma seda teen, sest ega see äriplaani kirjutamine ei ole selles mõttes eriti siin suvisel perioodil selline nagu lihtne tegemine, et ta nõuab süvenemist, pühendumist, on ju, ja ühel hetkel tulevad loodetavasti ilusad ilmad ka, kus tahaks nagu rohkem suve nautida, aga võta endale nii-öelda see eesmärk siis, et ma teengi seda selle jaoks, et mul oleks hiljem lihtsam alustada. Et need, kes on teinud seda rahastuse saamise pärast, nad teevad selle ikkagi ära, sest nad tahavad ju seda raha saada, on ju, see on nagu see kellegi teise ees võetud kohustus justkui, need saavad alati tehtud. Aga kui sul on nüüd päriselt iseenda jaoks vaja mingi asi ära teha, siis sul on ka vaja mingit eesmärki, et enda jaoks sõnastada, et mul on raske seda tõenäoliselt teha mingil hetkel, tõesti saab sellest nagu villand, aga et miks ma seda teen? Ja siis see läheb nagu lihtsamalt ja motivatsioon on nagu natukene kõrgem. Vot, ehk siis siin ongi näide, et klassikaline massaaž 60 minutit on kogu keha lõõgastav massaaž, mis aitab hästi nii füüsilise kui vaimse ülepinge korral. Näide on ju.
et saab muidugi veel nagu atraktiivsemaks selle teksti teha ja nii edasi, aga lihtsalt, et on juba põhimõtteliselt nagu näha. Ja tulevikusuunad ka kindlasti olulised, et kui siin see konkreetselt 5 kuni 10 teenust või toodet, mida müüd esimese tegevusaasta jooksul, on ju, ehk siis need teinekord ütlevad ka, et no pool aastat ma olen valmis pakkuma näiteks 3 toodet või teenust ja sealt edasi siis ma tahaksin arendada niimoodi, et tuleksid juurde veel mingid lisateenused või tooted. Ehk siis sa võid ise valida, et mis see ajaperiood on, aga tavaliselt on niimoodi, et kõike korraga lihtsalt ei jõua. Et sa võid seda ajaakent nii-öelda muuta, aga tulevikusuund siia juurde on oluline, et jah, alguses käivitan nendega, aga siis, kui need on nii-öelda ilusti sisse töötatud, kõik toimib, kõik töötab, et siis ma tahaksin teha veel seda, teist või kolmandat. Et võib täiesti olla üldsõnaline. Ei pea olema niimoodi, et 2 aasta pärast peab mul olema 10 töötajat ja mis iganes, vaid lihtsalt, et lähitulevikus tahaksin, kaugemas tulevikus näen, et on võimalus noh, lisada veel need asjad, on ju. Et selline üldine nagu mõte, sest et siit ka noh, olen päriselt ka selle assistenditeenuse osutamisega aastaid tegelenud ja siis mul noh, ja kirjutan sealt kõrvalt neid äriplaane päris palju ja siis 2 klienti on sellist, kes on hästi kõvad eesmärkide seadjad ja noh, muidugi mitu korda mingisuguseid rahastusi ka taodelnud. Ja siis, kui nad palusid minul mingisugust äriplaani kirjutada, siis ma ikka küsin, et näita, et mis sa varem oled teinud, et nii-öelda saada aimu, et kuidas see siis nii-öelda ettevõte on kasvanud. Nii äge on vaadata, kui inimesed on seadnud endale mingid eesmärgid ja valdav enamus nendest on täidetud. Et noh, kas panedki endale mingisugused müüginumbrid või tõesti töötajate arv või mingid sellised nagu mõtted, et kuidas see ettevõte nagu areneb ja kuidas ma ise nagu näen, et mu see toode-teenus ajas kasvab. Nii. Aga teekski seda, et proovige sõnastada praegu kohe ära vähemalt 1, parem kui 2 mingit toodet või teenust. Ma ei tea, Raul, kuidas sinul on, kas on pigem keeruline panna praegu kirja või on sul juba mingi mõte, et vähemalt 1 mõte, mida nendest marjadest teha? ma arvan, neid mõtteid on isegi rohkem kui 1. Eks neid tuleb vaikselt juurde. Tegelikult on hea niimoodi praegu kirjutada, et ma arvan, et see töötab küll jah. ma juba midagi Ja. sain, nüüd tuleb kirja ka. Okei, väga hästi. Mõni minut siis ja siis vaatame üle. Mhm.
mul on nüüd küll näiteks niimoodi, et paningi täitsa suvalisi asju siia kirja, ma ei tea täpselt, kas need läksid nüüd õigete kohtade peale või kas need tegelikult on seotud. nii, esimene punkt on väga hästi. Teisega on ka see, et see jutt, mis siin on olemas, see on hea ja nüüd siis peaks jõudma selleni, et mis marjad sul seal konkreetselt praegu kasvavad? Sõstrad tegelikult, jutt käib sõstardest. Okei, nii, sul on punased sõstrad, mustad sõstrad, valged sõstrad. peamiselt punased praegu, jah. Okei, palju punaseid sõstraid. Nii, siis oleks see, ütleme, et kui mina olen sinu esimene klient, siis mis on esimene toode, mida ma võiksin sinu käest osta, mis on tehtud nendest punastest sõstardest? See võib olla lihtsalt mari alguses. Et mitte etteruttavalt, lihtsalt mari esialgu, ma arvan, näiteks. Nii, punase sõstra mari. Kuidas sa seda müüd? Mis see ühik on kiloga? See võib olla kiloga või liiter. Okei. Et siin tulebki juba see, et kui sul on päriselt toode, on ju, et kuidas sa seda siis pakendad. Kui ma nüüd tulen, ostan, kas ma saan osta värsket või sa külmutad teda? Kui on siis nagu hooaeg, et korjamisest ei ole palju möödas, kui on veel värske mari, siis saab ikkagi värsket, aga siis ühel hetkel jah, tuleb pakkuda külmutatud marja. Nüüd ta hakkab riknema. Hooaja välisel ajal saab osta meie käest külmutatud marju. Nii, aga nüüd, kui sa teeksid nendest mingisuguse toote, siis mis sulle endale tundub, mis see esimene toode võiks olla, mille vastu kliendil on nagu kohe selline nagu huvi? Täitsa vabalt ma kirjutasin kuskile ka, on lihtsalt siuksed kodused lihtsalt kompott, moos või isegi kuivatatud näiteks. Tervislik. Okei. Nii, ütleme, et näiteks see on see moos, on ju. Kuidas sa seda moosi kirjeldaksid? Millised maitseomadused sellel moosil on või kuidas ta maitseb selleks, et kujuta ette, et sa pead nüüd oma selle moosi mulle maha müüma, et ma tahaks selle purgi sinu käest ära osta. Mis sa ütleksid selle kohta? Okei. Seal ei ole mingit säilitusaineid. Näiteks, et ta on puhas, ta on mahe ja maitselt ta on naturaalne, et seal ei ole need ei ole mingid maitseained sinna lisatud või sellised asjad. Et ta on puhas, looduslik, selles suhtes jah, mahe. Maitse on siis tooksin siia kõrvale selle, ütleme, et me kõik laias laastus teame, kuidas maitseb üks maasikamoos, on ju. Aga näiteks meie Mari maasikamoosi kohta on öeldud, et küpsetest ja mahlastest maasikatest valmistatud moos on võrratuks lisandiks jäätise, pannkookide ja värske saia juurde. Meie Mari moosid on säilitusaineteta, nii maitsev ja nüüd veel marjasem. Ehk siis, mida nad tegelikult müüvad? Nad müüvad ju lihtsalt maasikamoosi, ükskõik missugune teine maasikamoos, maitseb võib-olla sisuliselt samamoodi ja eriti veel arvestada seda, et see siin on nagu masstoodang ikkagi selles mõttes. Aga nad müüvad emotsiooni, nad müüvad küpseid ja mahlaseid maasikaid. Üldiselt ega keegi ei tee ju mitteküpsetest ja kuivanud maasikatest moosi, aga see on nagu lihtsalt selline nagu sõnastamise küsimus, et sa üritad mingi asja teha atraktiivseks.
see on samamoodi, kui te vaatate poes ringi, siis kookide peal on või küpsiste peal on kirjas, et käsitsi valmistatud. Noh, ega keegi neid ju jalgadega ei valmista, on ju, et lihtsalt selline nagu tegelikult on see täiesti ilmselge, aga see on mingisugune selline ilusasti kõlav nagu lause ja siis juhtus siin vist minu meelest see oli nüüd see aasta vabariigi aastapäeva paiku, kus Eesti leivatööstus tegi sotsiaalmeediasse video sellest, et kuidas neil see martsipani kattega mingisugune Eesti Vabariigi tort siis valmib ja see oli ikkagi nagu päriselt käsitsi valmistatud selles mõttes, et seal videos siis tehti parajasti seda torti, võeti see biskviit, see nii-öelda, kes see on kondiiter või kes iganes siis seda seal teeb, võttis oma palja käega, millel olid sõrmused, olid ka sõrmes nagu, võttis selle kreemi, viskas nagu plätsti sinna selle biskviidi peale, ajas oma selle palja käega selle niimoodi laiali, pani sinna teise biskviidi peale ja siis pani juba selle, eks ole, martsipani katte, aga ta tegigi kõike nagu reaalselt käsitsi ja siis läks, võib-olla te nägite ka seda videot, sotsiaalmeedia läks sellest täiega kihama, et see on ebahügieeniline ja et issand, ma seda küll enam ei osta, on ju, et see nagu ei ole okei, eks aga seda siis tähendabki käsitsi valmistamine nii-öelda, et ühesõnaga selline väike vahelepõige siia, aga ilmselgelt me teame seda, et me saame teha maasikamoosist moosisaia, on ju, või et me paneme seda pannkookide peale, et kuhu siis veel, aga nad arvavad jah, et see nende moos just nimelt on võrratuks lisandiks jäätise pannkookide ja värske saia juurde, ehk siis tegelikult ei pea mõtlema välja mitte midagi nagu väga uuenduslikku, alati on nagu küsimus selles lihtsalt, kuidas ma selle sõnastan. Et siin juhul ma olen nagu täiesti kindel, et kui endal jääb sellest, jääb nagu nii-öelda sellest inspiratsioonist või sellest puudu, siis soovitan kasutada tehisaru abi, aga ma enne nagu väga-väga tahaks, et te enne proovite ise, sest et selleks, et tema käest nii-öelda midagi head üldse kätte saada, peate teie andma talle sisendi ja kui teil on juba mingisugused mõtted nii-öelda paika pandud või leiategi näiteks mingisuguse hästi kõlava näidise ja ütlete, et palun nüüd kirjuta mulle midagi sarnast, et siis on ikkagi see nii-öelda sinu nii-öelda puudutus seal juures, et muidu võiks lasta chatil nagu terve selle äriplaani niisama kirjutada, on ju, aga siis ei ole seal sind ja kuna sina oled konkurentsieelis, siis me peame sinna seda sind sisse saama. Nii et see on lihtsalt üks näide, neid on kindlasti palju paremaid, aga see on praegu esimene, mille ma leidsin. Üks asi, mis minule tegelikult tootjate juures nagu väga meeldib ka, eriti agarad on selle juures väiketootjad, on need retseptid. Ilmselgelt ma võin ükskõik missugusest maasikamoosist teha seda rulltorti, on ju, või siin on pannkookide retsept, aga ma tean, et kuna niisugune, ütleme, klassikaline blogi kui selline tänapäeval, inimesed väga ei viitsi lugeda, siis retseptid, kui sa teed midagi toiduainetega seoses, pidi olema nagu üks asi, mida nagu väga-väga palju vaadatakse, sest et inimestel on alati olnud see kriis, et issand, mida nüüd süüa teha. Et ma usun siis ka lihtsalt soovitus, et võib-olla on mingisuguseid vahvaid retsepte ja midagi lihtsat. Ma ei tea, kas võid puista kreeka jogurti peale, on ju, ja serveerid külmalt või midagi niisugust. Et ühesõnaga lihtsa vaevaga saab tegelikult üsna palju ära teha. Nii, ja siis tulevikusuunad. Alguses keskendun marjakasvatusele, kokkuostule ja edasimüügile. Toodete loomist, sortide selekteerimist, aretust. Ja, väga hästi. Et ühesõnaga, minu jaoks oleks oluline, et saaksid siis kirja mõned sellised nagu päriselt tooted, millel on nimi, millel on kirjeldus ja see võiks olla selline nagu ahvatlev või apetiitne kirjeldus, et kui ma seda kliendina loen, siis mul kohe nagu tekib see, et issand, et seda ma küll tahan, on ju. Et niimoodi see vaikselt läheb. Nii, mis Külli tegi? Esimeseks teenuseks suur puhastus hõlmab ruumi või ruumide põhjalikku puhastust.
alustades tolmu eemaldamisest kuivmeetodil, millele lisandub konkreetsete pindade ja plekkide eemaldamine. Suurpuhastustööde hulka kuulub tolmu eemaldus, puutepindade ja tasapindade niiske puhastus, klaaspindade puhastus, pehme mööbli kuivpuhastus, seinte puhastus, valgustite puhastus, põrandad. Ühesõnaga, ma arvan, et kõik naised, kes siin, kui oleks siin veel Liis ka ja ma usun, et Vivian on ka kahe käega poolt, me kõik tahaks seda. Palun tule mu juurde. Saab nii puhtaks. Et see on nagu, ühesõnaga ongi see, et sa müüd selle maha, et kes siis ei tahaks kogu seda puhastust nii-öelda. Kõik läigib. Nii. Selles mõttes, et minul võib-olla tekibki pigem see probleem, et kui ma hakkan nagu konkreetset teenust seletama, siis mul võib venida see nagu suhteliselt pikaks, et kuna ma olen seda päris kaua teinud ja päris palju õppinud, siis see spetsiifiline tuleb hästi esile. Ja, aga tead, siin ongi see, nagu panna. et siin ongi tegelikkuses see, et kui sa nüüd kirjutad ta niimoodi laialt enda sõnadega lahti ja kui meil on vaja teda lõpuks kompaktseks saada, siis on sul väga lihtne küsida AI käest, et siin on nagu minu sisend, see on see teenus, mida ma pakkuma hakkan, palun kirjuta see veidi lühemalt kliendi jaoks nii-öelda ilus tekst, aga et ta on saanud sinu käest selle algse materjali, mitte ta ei mõtle seda ise välja, sest et siis läheb sageli väga rappa. Üldiselt jah, et kui ma lõputööd ka kirjutasin, et ma pidin päris palju laskma AI-l natukene nagu seda mudida, sellepärast et muidu oleks võib-olla see lõputöö mitte olnud 40 lehekülge, vaid 140. Aga jah, et just nagu sellised nagu sinu jaoks olulised asjad, et ta lähtub ikkagi eelkõige alguses sinu sellest, sinu nägemusest nii-öelda on ju, et see nagu. Just, et see teeb asja juba nagu kohe palju paremaks. Nii, ma tahtsin selle. Momendil ma rohkem ei jõudnud, sellepärast et ma lähengi nagu, kuna see teenus hõlmab päris palju erinevaid tegevusi, et siis selle lahti kirjutamine juba võtab omajagu aega. Muidugi. Aga see ongi lihtsalt see, et miks me teeme selle korra koos läbi, et enne kui te lähete nii-öelda selle, kõik need tuleks lahti kirjutada, et te olete selle ühe korra koos läbi teinud, selle esimese täitmise juures tekivad tavaliselt mingisugused küsimused, on ju, et te saate ära küsida ja pärast on suund juba õige nii-öelda. Ma praegu võtsin esimesed ettejuhtuvad, mis mul telefonis olid, et mul on nad erinevate drive'ide peal, et ma pean sealt selekteerima. Ja. Nii, ja siis ongi väga hästi, et on need enne ja pärast pildid on ju sinul olemas juba ja saab siis neid, see on ka jällegi, et hiljem kodulehele ka sul on juba, nagu sa tead, et sul on need pildid seal kaustas, sul on lihtne neid võtta. Et ühesõnaga niimoodi siis võiks neid asju teha. Siis ütleme, kui sul on selge nüüd vähemalt see üks toode, mille baasil me siis praegu liigume siit edasi, et mis on see minu tootmise või teenuse osutamise protsess, ehk siis kuidas minu kõige olulisem toode valmib, miks siin on kõige olulisem, sest et kui sa paned lõpuks siia, ütleme 10 toodet või teenust, mida sa hakkad pakkuma, siis kõiki neid nagu üksipulgi lahti ei kirjuta, valid sealt ühe, mis on kõige olulisem. Kõige olulisem on tavaliselt see, mis toob siis kõige rohkem sisse või siis nii-öelda, mis on kõige populaarsem, enamasti see kattub, aga mitte alati. Et ühesõnaga kõige olulisem siis sinu jaoks, nagu mis sa arvad, et näiteks, mis on klientide hulgas kõige populaarsem. Kui osutan teenuseid, siis kuidas klienti teenindan, mis on minu reaalne ajakulu toote valmistamisel või teenuse osutamisel. Ja siin siis nüüd olekski see, et sa mõtled küll, et näiteks, et ma, kuidas ma siis ütlen, et lähen koristan ära, teen selle nii-öelda suurpuhastuse, on ju, aga mida see sinu jaoks tähendab, ehk siis kuidas sina reaalselt seda teenust osutad,
on kõigepealt, eks ole, klient võtab sinuga ühendust, siis te lepite mingisuguse aja kokku, sa lähed võib-olla kõigepealt tutvud objektiga, et sa üldse nagu oskaksid hinnata, et kaua sul see näiteks aega võtab, on ju. Siis kas sul on vaja mingeid eriasju tellida selle jaoks või on sul reeglina need asjad olemas. Siis lepite juba kokku selle aja, millal sa lähed päriselt seda tööd teostama. Sul on vaja asjad kindlasti kaasa võtta, jõuad sinna kohale, siis millest sa alustad, et nagu kõik etapiliselt kirja on ju, et kõigepealt teen selle puhastuse, siis teen selle puhastuse, siis teen kolmanda puhastuse, sest ükskõik missugune rahastaja kunagi sinu äriplaani nii-öelda loeks, tema jaoks on oluline see küsimus küsida eelkõige sellepärast, et ta tahab teada, kas sa ise tead, mis sul need nii-öelda etapid on ja mitte, et tema teaks seda sinust paremini, aga lihtsalt, et kui sa oled spetsialist ja sa oskad oma seda teenust osutada, siis sa pead oskama sellega niimoodi lahti kirjutada, et sisuliselt, kui mina tahaksin nüüd teha sedasama asja, siis ma võiksin, see on nagu konspekt, võtan, loen ja teen, on ju. Et see peab olema põhjalik ja see on oluline, et ta oleks siin lõpuks koos ajaga, nagu siin all selles näites on. Sellepärast, et väga sageli me arvame, et see käib mul kähku ja see käib mul kähku, aga sul on vaja hiljem planeerida oma tööaega, kaua mul keskmiselt mingisugune, ma ei tea, 200 ruutmeetrine elumaja, kaua see mul keskmiselt aega võtab, siis ma tean, mitu sellist objekti mahub mul päeva või nädalasse või kuusse ja mis see minu võimekus üleüldse kokkuvõttes on. Et kui mul ei ole mitte mingit aega, siis mul on väga raske seda planeerida, on ju. Et ühesõnaga koos ajakuluga ja loomulikult on seal alati see, et see keskmine aeg ei pea paika, vahel saab kiiremini, enamasti läheb iga asjaga kauem aega. Aga pigem siis olgu sul vähemalt mingi prognoos, kui et ei ole mitte midagi. Sinul küll on seda kindlasti väga lihtne teha, on ju, sest et kui sul on palju kogemust, siis sa tead, palju sul umbes need asjad tulevad. Jah, see oleneb ka tegelikult hästi palju ikkagi lõppkokkuvõttes sellest konkreetsest objektist, et ma võin ju vaadata, ma lähen käin objektil ära, ma tutvun sellega, ma vaatan, et ei olegi nagu midagi, et ma saan ütleme see 200 ruutu maja, et 4,5 tunniga, 4-5 tunniga maast laeni ja siis ma lähen sinna ja siis on mingi konkreetne koht, et kas siis on see mingi vannitoas mingi sete või on siis köögis näiteks need lemmikasjad on need praeahjud, kuhu ma võingi jääda ja ma olen oma ajagraafikus tunni-kahega täiesti maas. Et seal nagu tihti on see, et sa võid kogemusest umbkaudse ütelda, aga mis nagu reaalselt on, sa ei tea kunagi. No vot, see ongi selle ajakuluga on ka nagu see, et kui sul on vähemalt see kaudne aeg, see on samamoodi ka hinna puhul on ju, et klient küsib, et kaua teil see umbes aega võtab, siis sa saadki talle öelda, et vähemalt 4,5 tundi, aga võib minna ka rohkem. Mitte ei vasta ju talle, et ma ei tea, vaid lihtsalt, et on vähemalt 4,5 tundi, et reeglina läheb pisut rohkem, et siis tal on vähemalt nagu mingisugune teada ja vaata hindade puhul on samamoodi, ma arvan, te olete mõlemad kogenud ka seda, et kui näiteks otsid mingisuguse, sul on mingi konkreetne vajadus, sa tahad minna sinna, lähed internetti otsima infot selle kohta ja igal pool on küsi hinnapakkumist. Tore, lõpuks ma küsin seda hinnapakkumist nii, kui mul on päriselt vaja midagi väga konkreetset. Aga ma tahan teada suurusjärku, kas see on 10 eurot, kas see on paarsada eurot, kas see on võib-olla hoopis paar tuhat eurot, et kui inimene otsib midagi, millega tal varasemalt kokkupuudet ei ole, siis tegelikult me nagu ei adu, et siis on ka samamoodi mingid alateshinnad ka on ju, hinnastamise juurde me äriplaani mõistes tuleme hiljem, aga et see ajakuluga on nagu samamoodi, et mina näiteks tahaks teada, et kaua ma võiks kodust ära olla, kui sa tuled minu juurde. Et et kõik nii-öelda jalust ära oleks, on ju. Vot nii, aga kuidas, Raul, sulle tundub see nii-öelda on pigem raske punkt? Pigem ta on natuke raske, sest ma pean natuke küsima selle kohta. Ma ise nagu ei ole sihuke moosikeetja otseselt või nagu
kõik need punktid eraldi, et täpselt nagu Külli ka ütles, et kunagi päriselt seda reaalset aega nagu ei teagi. Et see sõltub natuke endast ka, kui kiiresti on ju, noh, ma tahan seda teha või kui mul keegi, kes seda teeb, et kui kiiresti temal see läheb, et ei tekiks ka mingit üleliia kiirustamist. samas ei taha ka liiga pikalt aega venitada. ka see on niisugune koht, mida ma pean lihtsalt vist, ma arvan, uurima, küsima. ja tootmise puhul on nagu päris kindlasti see fakt, et sul on sisuliselt sama ajakulu. No ma saan aru, marjade puhastamise peale läheb kauem, aga et kas sa teed 1 purgi moosi või sa teed 10 purgi moosi, et sisuliselt nagu sama kaua on see asi ikkagi pliidi peal, ehk siis nagu suurema koguse tegemine on alati nagu ajalises mõttes mõistlikum ja ka rahalises mõttes on ju, et kui sul pliidil on nagu sama kaua aega, näiteks see tuli all on ju, et siis nagu see 10 purgi hind on juba odavam on ju. Et aga lihtsalt, et nagu mingisugune umbes ja noh, ega endal ongi jällegi raske ja neid aegasid nagu hinnata, kui ei ole seda niisugustes mastaapides läbi teinud ja tavaliselt, kes äriplaani kirjutab, ei ole, sest et see on ju alles tema plaan, siis see on kindlasti koht, millega aitab päris hästi see tehisaru, sest et tal on nagu seda infot oluliselt rohkem kui meil ja noh, ütleme niisuguste nagu ütleme teenuse osutamise protsesside osas, tootmise protsesside juures ta nii-öelda näeb suuremat tervikpilti, et seda ma kindlasti nagu soovitan, sest ütleme igasugune nagu toiduga tegelemine ja kõik, et seal on noh, juba ainuüksi see nii-öelda, kus sa teed köök või asi on ju see pindade hooldus ja kõik see pool juba ainuüksi on nagu ajakulu. Et seda soovitan kindlasti küsida sealt, et kui sul see ülemine punkt, see 3.1 saab täidetud, siis selle 3.2 kohta sinu puhul, noh, mina ise kasutaksin kindlasti, et kas või saada mingeid ideid või mõtteid. Loomulikult tuleb see ise nagu noh, kas siis oma sõnadesse panna või noh, muuta seda niimoodi, et ta tunduks nagu korrektne, seal võib ka vigu sisse visata. Aga ma usun, et sealt saab päris head materjali. kuna see perekonna teema natuke ka, siis ma arvan, et hea on küsida lihtsalt inimeste käest, kes on teinud seda. Ja loomulikult. Aga noh, ma tean näiteks, mina oma ema käest küsiksin, siis ta ütleb, see ei võta midagi aega või siis kogu aeg on ka, ei, see ei maksa midagi. Aga siis, kui sa paned mitte midagi ja mitte midagi ja mitte midagi kokku, siis lõpuks ikka on midagi. Jah. Ja nii see aeg kaob ettevõtjatel eriti, et nagu kõik liigutused tunduvad lihtsad ja kiired, aga lõpuks mõtled, et tööpäevad on 20 tundi pikad, et ei ole okei. Sellepärast see ajakulu arvestamine on hästi-hästi oluline. Nii, ja siis on siin punktis on veel laovarud ja vajaminevad teenused. Ehk siis, kui sa juba tead tänu 3.1-le, mida sa teed, on ju, ütleme, et esimesed 2-3, noh 5 kindlasti võiks olla 5 teenust või toodet, siis sa tead, kuidas sa seda nii-öelda valmistad või kuidas sa seda teenust osutad, siis sa peaksid kindlasti mõtlema nüüd läbi ka selle, et mida sul selleks vaja on, et sa saaksid seda toodet valmistada või teenust osutada. Ehk siis valid enda jaoks mingisuguse ajaakna, mille lõikes sa kajastad laovarude või siis nende vajaminevate teenuste vajadust. Et näiteks võtad ühes nädalas kulub mul mingeid või noh, ütleme nädal on võib-olla halb Külli jaoks, aga no ma ei tea, 6 või kvartalis, et palju sul mingisuguseid puhastusvahendeid ja asju kulub, on ju, ka võib-olla kütus, sest et sinu nagu töö tegemise koht on alati kliendi juures pigem, on ju. Jah, ma pean jah, üldiselt kuuga on mõistlik arvestada, sest nädalaga siis ma kulutan nagu väga palju aega siis nagu nende tarnijate juures edasi-tagasi heegeldades. Täpselt, et noh, ütleme näiteks kord kuus on sul mingisugune aeg, kus sa tellid endale puuduolevaid asju, on ju, ja siis, et mis need kogused on keskmiselt, mis sul kuu lõikes võiksid ära kuluda.
et mida sa kindlasti vajad. Noh, mingeid lappe asju saab tõenäoliselt, kui sul on neid palju, pesed ära, saad uuesti kasutada, onju, aga just mingisugused nagu kuluvad puhastusvahendid ja värgid, et. jah, need põhilised, noh, ütleme, et sellised tarvikud, noh, ütleme need mopid, lapid, igasugused erinevad tallad ja harjad, need on nagu selline, ütleme, et üks kord poole aasta jooksul võib-olla peab üle vaatama. Aga puhastusained, need on nagu sellised asjad, mida siis tegelikult peab peale igat suuremat objekti nagu oma varud üle vaatama, et alati on mõistlikum võtta nagu suuremates kogustes, kui käia liitriga kogu aeg toomas. See on nagu kulude kokkuhoid ka, et kas ma ostan 5 liitriga või ma ostan liitriga, et sealt tuleb nagu päris suur hinnavahe. Aga reeglina sina saad need asjad ikkagi kohe kusagilt, no ma ei tea, tellid puhastusimpordist või kuskilt siuksest kohast või? Ja. Et ei ole mingit tikka. See eestimaine on nagu väga hea, et põhimõtteliselt ikkagi jah, mina saan need kohe nagu paika koos hindade ja asjadega. Maht, kogus ja maksetingimus. Ma tegin sulle sellise tabeli, sest sinul on tõenäoliselt niimoodi nagu mugavam oma asjad panna. Ehk siis ma panen siia. Laovarude vajadus ühes kalendrikuus näiteks. Siis ongi näiteks, et mida vaja on, ma ei tea, näiteks mingi klaasipuhastusvahend, kes sul see tarnija on ju, siis näiteks, noh, ma ei tea, ma panen siia näiteks 1 pudel, on ju, et lihtsalt sul on see olemas, see maksetingimus on näiteks 1 kord kuus, arve alusel maksad või siis e-poe tellimuse puhul ongi kohene mitte kaardimakse, vaid see pangaülekanne on ju. Pangaülekanne. Noh, midagi taolist, et lihtsalt sarnaselt siis võiksid sina enda jaoks selle tabeli ära täita, võid kasutada ka mingit muud vormistust, aga kuna sul on tõenäoliselt neid asju palju, siis saad panna niimoodi näiteks kirja, et on endal lihtne pärast haarata seda. Aga mis mul nüüd tekkis küsimus, et kas ma selle täidan selles vaates, et ma alustan nullist või selles vaates, et kui ma olen ju tegelikult endale mingisuguse tagavara juba varunud mingist momendist, kui mul ettevõte ju läheb, siis ma justkui müün nad firmale, et kuidas ma äriplaanid sellest? Ja siin see punkt on pigem selline, et need on need nagu pidevalt kuluvad asjad on ju, mida sa pead, isegi kui nad on sul ütlema praegu olemas, sa pead neid ühel hetkel ikkagi hakkama juurde ostma, on ju. Ja siis nüüd see, et kus sul ongi olemas võib-olla täna juba mingisugune põhivara, noh, ütleme näiteks needsamad need taldade need varred ja mingisugused, ma ei tea, mingid aurupuhastid ja mingid siuksed tolmuimejad ja need on ju, see on nagu põhivara, selle me paneme hiljem kirja, aga just nagu selline kuluvad asjad, need lähevad siia tabelisse. Et noh, ütleme näiteks, kui ma teeksin endale siukse ettevõtte, et ma koon sokke, on ju, siis ma siia paneksin kirja lõnga, aga ma ei pane siia vardaid, sest et nende varrastega, noh, neid ma ei osta iga kuu, on ju. Et niimoodi nagu nii. Aga Raul, sinul on väheke komplitseeritum olukord. Ehk siis mul on natukene see takistus praegu lihtsalt, et ma pean seda infot koguma natuke selgemaks tegema. Kui näiteks Küllil on selline kogemus lihtsalt selja taga ja nii lai nagu see silmaring või vaade juba tekkinud,
ta oskab puusalt niimoodi panna kohe otse, siis ma pean ikka korraks maha istuma ja natuke siin aru pidama. Et ma panin ja, lihtsalt praegu kirjutasin järgi, et kuulasin seda Killi juttu ka, et päris hea on sealt nagu õppida või natuke vaadata, millele tähelepanu täpsemalt pöörata, et ma paningi lihtsalt siia nende küsimuste järgi, et ja, millele pean mõtlema, et ma saan seda hiljem natuke vaikselt omaette täiendada. ja just. Ma arvangi, et see on nagu tegelikkuses see 3. peatükk täieneb meil kuni lõpuni välja, sest praegu me teeme nii-öelda näite mingi asja põhjal ära, on ju, aga siit edasi läheb tegelikult nagu noh, sul kogu aeg, nii kui me täidame mingit järgmist osa, siis tuleb jälle mingisugune uus hea mõte, et see 3. peatükk, et mida ma päriselt siis nii-öelda kliendile pakun, see nagu kogu aeg genereerib. Et tavaliselt iga järgmine kord, kui me saame siin koolitusgrupiga kokku, siis noh, varasem kogemus näitab seda, et kogu aeg öeldakse, et issand, et ma ei suutnud magama jäädagi, et ma muudkui mõtlen ja tead, kui hea mõte mul tuli, et ühesõnaga see nagu mõte läheb niimoodi tööle, et nüüd siin ütleme, järgnevad nädalad on tõenäoliselt suhteliselt selline nagu intensiivne mõttetöö kogu aeg ja niimoodi need asjad vaikselt saavad valmis ka. Aga jällegi, et endal on tõenäoliselt võib-olla keeruline ka mingisuguseid asju nii-öelda ette näha, et ütleme, noh, selge on see, et sul läheb noh, suhkur ja marjad on ju ja vesi, aga et kas on veel midagi vaja, et noh, ütleme kasvõi näiteks see happesuse regulaator on ju või noh, nagu või saabki teha ikkagi täiesti niimoodi suhkru ja marjadega näiteks mingisugust seda juba valmis hoidist. Et ma jällegi nagu julgustan sind, kuna sul on selline nagu keerulisem, et kui sa tahad ikkagi nagu toota nii, et see asi ka säiliks, lihtsalt korra võib-olla ka jällegi chati käest küsida, et mis tema arvab, et sa ei pea nagu, kui sulle ei sobi ta vastus, siis noh, unusta, et sa küsisid, aga lihtsalt, et noh, sõbrannaga kunagi lihtsalt hakkas tegema mingisuguseid, hakkaski neid marjarulle tegema ja hästi head olid. Siis, kui ta ühel hetkel laadale nendega tahtis minna, et noh, pidi olema ka nagu, et säilib kaua ja kõik, siis need ikka hallitasid natukene, et nii kahju, et lihtsalt läksidki nagu tuksi, et noh, suht kiiresti, et kas seal oli siis mingi säilitustemperatuur või mingid säilitustingimused olid valed või et see toit on alati selline väga nagu noh, kuidagi no keerulisem on ju, et ja ma mõtlesin selle peale, mis mul üks nagu takistus kohe tekkis, on see, et kas toiduainetel mitte ei pea olema ka läbitud mingisugune, noh, ta peab kõik olema steriilne ja kõik peab olema hästi puhas. Ma mõtlen, kui ma nagu ametlikult niimoodi hakata müüma toiduainet ikkagi, et siis seal päris tugevad mingid kontrollid ja niisugused asjad on. Terviseameti poolt nad tahavad kindlasti näha neid ruume ja seal peavad olema ventilatsioonid vastavad ja mingid need noh, sinna jookseb see minu teema ka juba sisse, seal peavad olema need koristusplaanid, asjad peavad kõik olema, kui sa nagu toodad midagi teistele söömiseks. Enesekontrolli plaanid ja need asjad tuleb jah Põllumajandus-Toiduametile esitada, nad nõuavad mingeid pinnaproove, veeproove, neid asju. Noh, tegelikult see paberimajandus ei ole eriti keeruline, et kui sa teed need ühe korra ära, aga samamoodi näiteks on ka see mooside ja nende puhul nad tahavad teada, et kui palju, mis see toitumisalane teave seal juures on ja et sõbranna näiteks tegi ka Töötukassa abiga mõni aeg tagasi koduköögi endale, kus ta teebki ise noh, nullist igasuguseid, no ma ei tea, küpsetab erinevaid asju ja müüb, siis temal täpselt samamoodi tuli see tee läbi käia. See tegelikult ei olnud keeruline, ta sai sellega nagu täitsa ise hakkama. Et ta ei, noh, osad tellivad selle endale sisse, aga kogu selle, noh, ütleme osad inimesed ka näiteks, kes tellivad äriplaane on ju, või siis samamoodi neid mingisuguseid, noh, ütleme nagu ongi mingi dokumentatsioon, see enesekontrolli plaan ja nii edasi. Tegelikult on juhendid olemas, kuidas neid asju teha. Noh, vahel on tõesti niimoodi, et mul on lihtsam maksta raha ja lasta see kellelgi ära teha. Aga siin jällegi tekib täpselt seesama olukord, et sisend peab tulema sinult, sest et see teine inimene pakub sedasama teenust võib-olla tõesti nagu traktoristile kuni kingsepani välja on ju, et kõik veel, mis sinna näiteks vahele mahuks, et ta ei ole sinu valdkonna spetsialist, ehk siis sa pead andma talle info selleks, et ta vormistaks selle ära ja maksma talle raha versus, et sa võid seda teha ise nagu.
Nüüd võib-olla oleks mul mõistlik hoopis astuda samm tagasi ja tulla selle tootmise juurest korraks alla uuesti, et lihtsalt piirduda esialgu selle nagu marja müügiga, et see võikski olla siis näiteks mingi kokkuost ja müük nagu neile toidutööstusele, kes juba teeb, näiteks seesama meie mari võib-olla on huvitatud marjadest, et siis võib-olla niipidi alustada. No see annaks sulle esialgu seda, et sa ei pea hakkama endale nullist ehitama looma seda kööki ja seda hoiuruumi, et kui sa ainult müüd marja, siis sul peab olema see hoiustamisruum vastavalt ventilatsiooni ja sellega, kus ta mingi lühiajaliselt on. Köögi sisustamine on esialgu tunduvalt kallim kui selle laoruumi korda tegemine. Just, et liiga suurt tükki ei ole mõtet kohe võtta. See tootmine on järgmine etapp, mis tuleb tulevikus. Aga kui sa lähed seda teed, siis mina sind äriplaaniga seoses ikkagi kiusaksin selles mõttes natukene rohkem, et sa saaksid ise sellest maksimaalset kasu, et sa võid panna oma nii-öelda selleks äriteeks selle, et sa müüd marja, aga ma siis väga sooviksin, et sa kirjutaksid ikkagi lahti ka selle, et juhul kui sa tahaksid sellest marjast nii-öelda teha midagi, et siis mis need, ütleme, võta näiteks 3 toodet, et oletame, kasvõi kui sul ongi moossiirup ja kompott, on ju, et kirjuta need ikkagi lahti, sest ühel hetkel ma usun, et sa jõuaksid selleni või siis vähemalt, et sa saad sellest äriplaani kirjutamise protsessist nagu maksimaalse kasu, et siis lihtsalt nii-öelda mängid läbi mõtte, et juhul kui ma teeksin neid asju, siis oleks nii, et siis sa vähemalt näiteks, kui see tundub sulle, uuridki erinevatest allikatest ja kasutad chati abi ja nii edasi, mõtled selle mõtte enda peas lõpuni, siis sa tead, kas sa kunagi üldse sinna liikuda tahad või ei taha. Nii et ühesõnaga teed selle endale ikkagi nii-öelda nagu peensusteni selgeks, et mis sa nende marjadega teha saaksid ja mida see eeldab. Et siis saad seda 3. peatükki natukene täita ka sellest vaatevinklist, et sa võidki ausalt ju, kuna ma ütlengi, et see dokument, see siin konkreetselt jääb ainult meie omavaheliseks töödokumendiks kuni lõpuni, et siis kirjutadki ausalt lahti, et ma küll esialgu sellega tegelema ei plaani hakata, aga kui ma tahaksin, siis see eeldaks minult seda, teist ja kolmandat, on ju. Et just nimelt see tootmine ja lisaks, et see on tõesti, et kui sa nüüd tahaksidki masstootmisesse minna või nagu suuremat hulka kliente haarata, aga tegelikkuses on sul võimalik nii-öelda, kui sulle see mõte meeldib, et sa ikkagi natukene proovid mingit oma toodet teha, siis oma tuttavatele ja sõpradele ja niisama Facebooki grupis võid sa ikkagi müüa, et mina ise näiteks ostsin, alles hiljuti oli see karulaugu hooaeg see aasta, ei jõudnud ise korjama minna. Facebookis üks naine müüs mingis Tartu kuulutaja grupis ja see oli tõesti nagu väga hea, väga meeldis, et nagu tavalised inimesed hea meelega ostavad, et ma ei küsinud selle naise käest, et kas sul pinnaproovid on tehtud. Tõesti väga maitsev pesto oli, ehk siis võib mõelda ja näiteks tema oli teinud sellest, mida ma täiesti esimest korda nägin, et tema oli sellest karulaugust teinud soola, mis on ju nagu väga kaua aega säilib. Mõtle näiteks samamoodi nendest punastest sõstardest, et ma saaksin panna koogi peale kaunistuseks neid, et mingi hästi kaua säilib, ma ei tea, suhkrusegu näiteks punase sõstraga, mõtle, kui ilus see on tegelikult, see punane sõstar on ju. Et või siis tõesti lihtsalt kuivatad ära ja ma saaks nagu ostaks su käest ja ma saan seda kogu aeg talv läbi koogi peale näiteks raputada või midagi sihukest, et ühesõnaga nagu kastist välja mõelda selles osas, et mida saab teha. Ma tahaks ka nüüd vahepeal rääkida. Tere! Sa ikkagi oled olemas. Muidu ma olen kogu aeg olemas olnud, lihtsalt vahepeal on see, et siin töömehed puurivad meil, ehitatakse või vahetatakse torustikku. Siis ma ei kuulnud vahepeal. Okay. Et kas sa saaksid panna palun pärast seda koolituse lõppu kohe selle video üles ka, et siis kui ma vabanen täna, siis ma kohe hakkaks ka tegema. See on nii tore entusiasm. Triin paneb neid videosid üles, need lähevad tema YouTube'i kanalile, aga ma annan talle selle info edasi, et sa soovid seda esimesel võimalusel. Jah, sest vaata, eelmise oma tuli alles täna hommikul, et ma päris nädalat ei tahaks oodata, et muidu ma jään nagu maha asjadest. Okay. Ja teiseks, kui sa saad, siis palun anna mulle ka mingeid ideid praegu, et kuidas mina seda äriplaani siis peaksin koostama
küünetehnikuna. Et nagu ma mõtlen, et see on nagu sihuke veits keerulisem. Kuna mul on praegu hea vaikne hetk, et siis ma saan rääkida. Ja Raulile tahtsin öelda veel seda ka, et külmkuivatamine on ülihea. See on ka nagu üks suund, kuhu võiks nagu mingi hetk minna, et marjade külmkuivatamine on sihuke äge idee, mida tänapäeval nii palju kasutatakse. Kas see nõuab, ma küsin kohe juurde, seal on vist mingi konkreetne seade selle jaoks, eks ju? Jaa, aga samas sa saad ju leida koostööpartneri, kelle juurde sa viid oma marjad, kes külmkuivatab sulle need mingil versioonis ära, mingi kokkulepe saab ju saavutada, et näiteks tee sisse kasutatakse ju nii palju külmkuivatatud marju, et see on nagu tegelikult suht äge asi, mis võiks nagu edasi areneda. Hästi hea mõte, aitäh. Ja see külmkuivatatud ju läheb tegelikult ka erinevad koogid, magustoidud, kuhu iganes. Ja need lähevad jah, purgis müüakse, vaata neid külmkuivatatud vaarikaid näiteks, mida kasutavad hästi paljud need kokad just igast kringlite asjade peale. Et see on nagu siuke üks suund, igatahes, mis mina siin mõtlesin, kui ma kuulasin teid. Ja mee sisse segatakse ja ühesõnaga seal on neid võimalusi on päris palju ja see ei pea isegi olema alati tingimata nagu näiteks see punase sõstra siirup või mingisugune jook on ju, aga sa saad seda sinna lisada värviks või lihtsalt nii-öelda selleks ilu pärast juba on ju ainuüksi. Aga ühesõnaga, mulle hästi meeldib see, et kui nendes gruppides tekibki, et üksteist nii-öelda toetatakse, et see on see, miks on tore nii-öelda mitte üks-ühele töö, vaid grupiga minna, sest et kõikidel on nii palju häid mõtteid teistele toetuseks ka. Ja Viivi, on tõesti tore, et sa ise nii-öelda ütlesid, et sa tahad ka nüüd sõna saada, sest ma sain enne just aru seda, et sa pigem, et sul ongi see mikrofon kinni, et sa pigem täna rääkida ei taha. Aga ja siis ma enne ütlesin ka, et proovi siis järgmisel korral nii-öelda sõnastada, et mis see sinu eesmärk ettevõtluskoolitusel on, et äkki sa siis teed praegu selle, et natukene räägid, mis sa üldse praegu teed ja mis su eesmärk selle koolitusega on? No praegu nagu füüsiliselt teen ma kliendile küüsi. Mu sõbranna tuli täna mulle küüntesse ja mul läks täiesti meelest ära, et teisipäevad on mul hõivatud. Nii et ma teen küüsi, aga ma tahaks teha siis nii-öelda enda ettevõtte sellega, et mul oleks nagu kõik asjad ametlikud ja ausad ja õiged on ju, et kui peaks mulle mingi vale klient sattuma, et hakkab kuskil kaebama, et toona, et see tüdruk teeb, ma ei tea, niimoodi, et võtab sularaha ja paneb omale tasku on ju, et siis, et mul oleks ikkagi nagu öelda, et kuule, näed, mul on firma on ju, et mis seletad. Jah. Ma ei teagi täpselt, kuidas see käib, et poolt juttu ma vahepeal ei kuulanud, mitte ei kuulanud, ma ei kuulnud, sellepärast, et need töömehed tegid siin puurisid ja mida iganes ei enda mõtteidki ei kuulnud. Et ma ei tea jah, aga ma tahaks hakata kodus kohe tegutsema selle asjaga, et siis ma tahakski praegu mingit nõu saada, et kuidas ma alustan. Kas sul on praegu ainult nagu lihtsalt see hobi korras, et sa teed nagu enda rõõmuks ja tuttavatele või sul on mingisugune koolitus ette näidata? Mul on maniküüri ja pediküüri koolitus läbitud, see aasta just tegin ise enda raha eest. Nüüd ma olen siin ettevõtluskoolitusel, et mul on nagu selles suhtes tehtud, ruum on mul olemas, ruumi ma remontisin ka praegu juba enam-vähem ära ja kogu vaja minev esialgne kaup on mul ka endal juba olemas ja ostetud, aga jama on sellest, kliente ei ole. Et ma pean midagi ennast nagu tegema nähtavaks ja mu eesmärk oli see, et 3 kuuga mingisugune rahaline baas taha, nagu me Triinuga rääkisime. Et see võiks olla nagu see siis, et oleks nagu klientuuri. Aga see koolitus, kui pikk see oli sul? Nädal aega. Pediküüri oli 1 päeva ainult, aga kuna ma olen õppinud aasta aega ka kosmeetikuks, siis mul on tegelikult need asjad kõik juba varasemalt nagu ära tehtud. Aga ma ei lõpeta seda kosmeetiku eriala ära, sest ma ei taha minna ja teha kellegi jaoks tasuta tööd ja ma peaksin sõitma Viljandist Tartu iga päev tasuta praktikat tegema, sest nagu see ei tundunud minu jaoks mitte kuidagi nagu üldse mõeldav. Siis ma mõtlesingi, et ma panin kõik oma säästud sinna alla, et tahaks iseenda ettevõtte nagu iseenda üle otsustada, et ma ise otsustan, mis keel minu tööpäev täna algab on ju ja ma ei sõltu mitte kellestki teisest ja ei tee mitte kellegi teise jaoks
tööd, et ma tahaks ikka saada enda tasku kõik. Ja arusaadav, aga seda kosmeetikuõpet sa siis ei lõpetanud, on ju? Ei, no ma elasin Tartus, ma läksin õppima kosmeetikuks, aga siis ma kolisin Viljandisse ja siis ma võtsin akadeemilise ja nüüd ma lõpetasin ära selle üldse, et ma ei lähegi. Jah, tõenäoliselt oli see Tartu Kutsehariduskeskus, on ju? Jah, Voko. Ma ei imestaks, kui ma oleksin sinu juures käinud, sest ma käin seal Voko selles salongis ja see on tõesti üks hulle asju, et tüdrukud peavad nagu olema hommikul 9-st on ju õhtul vist 5-ni või, sõltumata sellest ka, et kas üleüldse on kliente, et te vist peate seal või noh. Kliente tegelikult on seal palju, sellepärast et teenus on ju iseenesest jumala odav. Ja meie ei saa ju mitte midagi, juhul kui klient ei jäta seal mingit eurot või 2 on ju seal tippi või mida iganes. Aga nagu need kliendid, kes käivad, enamus on niisugused väga pretensioonikad. Ma ei ütle, et sina seda oled, on ju. Aga mulle tuleb su nägu tuttav ette küll. Aga igatahes seal on nagu selliseid pretensioonikaid kliente ja siis õpetajad on nagu klientide poolt ja kusjuures küüsi õpetavad nad koolis hoopis teistmoodi, kui tegelikult nagu praktikas minu koolitus nüüd nagu õpetas. Ehk siis ma sain palju rohkem nagu nippe ja palju targemaks, kui ma üldse seal Vokos sain. See on nii, sest et koolisüsteem, haridus, ütleme sellistel nagu väga praktilistel elulistel erialadel ei jõua mitte kunagi pidada sammu sellega nii-öelda, kuidas neid asju praktikas tehakse, sest et tegelikult väga siuksed elulised erialad, kogu aeg mõeldakse välja asju, kuidas mul oleks mugavam, parem, kiirem, efektiivsem neid asju teha, on ju, ja kui need õpetajad ennast ise oma raha eest ei koolita, siis nendel, lõpuks võid sina neid õpetada. Ma ei tea, Külli, kuidas sinul see kogemus on, oled ka käinud nüüd sellel erialal õppimas, et kas sul on pigem koolitajad on praktikud või teoreetikud või? Minul on selles mõttes vedas, et minu erialal olid õpetajad, kes on nii teoreetikud kui praktikud. Ja ka meie, kui me alustasime seda esimest käimist, siis kui ma esimest korda seda 4. taset läksin tegema, siis kuidagi meie kursusega tekkis selline tore projekt ka, nagu siin Facebookis oli koristusmeistrid, mis läks päris suure hooga tööle ja see andis ka hästi palju reaalset kogemust. Et meil nagu seal õppijate seas oli siis neid, kes alustasid nullist või neid, kellel oli juba nagu praktika taga. Aga seal niimoodi reaalsetes olukordades ikkagi nagu reaalseid probleeme lahendades õpib tunduvalt rohkem kui see tühipaljas teooria ja minimaalne praktika klassiruumis. Ja. Ma korra guugeldan, Vivian, sinu kohta seda, et mis nagu või võib-olla sa siis tead ise ka juba, kui sa kutsekas käisid, et kuna sul seda kutset ei ole, on ju, siis kuidas seadus piirab sul seda tegutsema hakkamist või ma mõtlen lihtsalt, et tavapäraselt näiteks ütleme, seda EVAT-toetust ei saanud, kui sul ei olnud vähemalt mingi tase 4, on ju, et kuidas nüüd siis on see, et kui sa tahad ennast nii-öelda selle teenuse osutajana reklaamida, et kas sa ise tead, kuidas seadus seda reguleerib või sa praegu pigem ei tea? Pigem ei tea. Sest et mul oleks vaja teada sinu neid koolituse mahtusid, et mitu akadeemilist tundi need koolitused on, et kindlasti hästi hea oleks, kui sa seda teist peatükki saad täiendada järgmiseks korraks, siis ma saan sulle ka nagu anda õigemaid vastuseid, sest praegu ma nagu aiman, et see üks päev pediküüri koolitus, kas oli see 6 tundi või 8 tundi? 8. See on siis 8 akadeemilist tundi ja siis maniküüri koolitus oli nädal, mitu akadeemilist tundi see võis olla? Ma arvan, et see oli 40 tundi vist või 38 tundi või midagi sellist. Tahan hakata siis teenust osutama selles valdkonnas.
minu idee on nagu teha veel kunagi tulevikus see, et ma saaksin nagu ka mobiilselt käia teenust osutamas a la mingitele vanaprouadele, kellel võib-olla on raske ise liikuda kodust välja. Ja lisaks hakkan ma tegelema ka CareMate'iga. Ehk siis see on see, kus lähedased saavad kutsuda enda vanematele inimestele, ütleme, et a la sa elad Tallinnas, on ju, aga su ema elab Viljandis ja siin teisi lähedasi pole, et siis saab tellida CareMate'i kaudu nagu abilise endale. Ehk siis kas käib süüa tegemas, poodi vedamas, ma ei tea, teeb maniküüri, pediküüri, massaaži, käib lihtsalt juttu rääkimas, et see on tasuline teenus. Ehk siis ma tahaks ka oma maniküüri ja pediküüri ja üleüldse iseennast ka nagu käia pakkumas neile nagu abiks, sest ma töötasin viimati Karula kodus, mis siis on erivajadustega inimeste sihuke nagu kogukond seal, on ju. Et siis käisid, aitasid neid inimesi seal, kes nad elasid. Ja nagu meeldis mulle on terve elu meeldinud nagu inimesi aidata ja nüüd ma tahan, et inimestel oleks ilusad küüned ka, et see on ka omamoodi aitamine ikkagi. Jaa. Aga kui ma panen selle äriplaani, kas ma saan selle CareMate'ina panna sinna äriplaani sisse või ma pean seda nagu tegema eraldi? Sa saad panna siia sisse praegu kõik, mida sa soovid siia sisse panna, sest et see ongi see äriplaani kirjutamise justkui harjutamine, et mõelda enda jaoks läbi kõik selle, mis ma tahan tegema hakata, kui see ongi sinu jaoks selline nagu terviklik asi, et tänaseks panin endale need, et teen maniküüri ja pediküüri, järgmisel päeval võib-olla pakun seda teenust, on ju. Siis kui see on sinu jaoks selline sidus tervik, siis sa saad seda teha siin äriplaanis kokkuvõtvalt kirjeldada. Et siis on nagu, miks see on hea, et kui sa plaanid päriselt neid mõlemaid asju tegema hakata paralleelselt, siis hiljem me jõuame selleni, kus on ka see ajaline jaotus, et ka seal juba teha enda see nagu reaalne plaan, et kuidas mu aeg jaotub erinevate tegevusalade lõikes ka näiteks. Ja et ka turundusplaan läbi mõelda niimoodi, et need mõlemad osad oleksid kaetud. No vot, mulle natukene läheb veel aega, et ma pean selle CareMate'i koolituse tegema ära, see on nüüd 29. juunil, et siis ma saan nagu alustada CareMate'iga ka ja siis ma saan nagu nägemust sellest, et mida see töö üldse nagu endast kujutab, et siis ma saan nagu rohkem infot, et praegu ma lihtsalt tean midagi teoorias, aga praktikas ma ei tea. Mida ma praegu kiiruga leidsin, on siis see, et Terviseameti jaoks on oluline, et kui sa sellist teenust osutad, et sul oleksid olemas vajalikud teadmised ja oskused teenuse ohutuks osutamiseks, et ta ei nõua otseselt seda tase nagu mingisugust seda kutset on ju või taset, et sul peaks piisama ka siis sellest maniküürikoolituse ja pediküürikoolituse tunnistusest. Aga mida sa siis ei tohiks kindlasti teha, on see, et sa pakuksid või hõikaksid välja, et teen jalaravi või tegelen probleemsete küüntega või midagi sellist, et need on nagu erikoolitused, on ju. Ja, nendega ei taha tegeleda ka. Jah, et ühesõnaga, kui sa saad järgmiseks korraks ära täiendada või ära täita õigemini need ütleme selle vähemalt teise peatüki, siis ma kindlasti enne seda meie järgmist kohtumist tutvun sellega ja et mis sa sinna kirja oled pannud ja siis saan sind nagu rohkem aidata ka nende küsimustega, mis sul tekkinud on, et siis on mul lihtsalt seda taustinfot pisut rohkem. Aga muidu iseenesest sa ütlesid, et sa juba rentisid ruumi, jah? Mul on isiklik korter, mis seisab tühjana. Okei. Jah, et seal siis samamoodi, et mingisugused nõuded kindlasti on, veevarustus on sul seal olemas ja nii edasi, et ma usun, et siin ei ole probleeme, et sisuliselt võid sa siis tõenäoliselt endale OÜ ära registreerida ja siis pihta hakata ja ka siis nagu päriselt endale turundust teha. Et neid koduseid teenuse osutajaid on küllalt, kes lihtsalt Facebooki gruppides samamoodi panevad üles info, et minu juures saab seda teenust ja reeglina sellest ei tulegi mitte mingisugust pahandust, aga tõepoolest võib juhtuda, et kui sul ikkagi tulevad juba võõramad kliendid, et siis neil
võib tekkida huvi, et kas see on ikkagi nii-öelda seaduslik ja kas see jõuab kuskile ettevõtte kontole, on ju, et siis on sul tõesti vähemalt see, et noh, keegi ei keela sul sularaha vastu võtta, toidupoes ka võetakse sularaha vastu, lihtsalt seal on siis see sularaha käitlemise põhimõtted on sellised, et noh, me ju ei arva, et kui me Rimist ostame piima ja leiba, et siis ja maksame sularahas, et siis, et see müüja paneb selle raha endale taskusse, on ju, et selle puhul on täpselt samamoodi, et sina teenuse osutajana võid sularaha vastu võtta küll ja klient ei pea teadma, kuidas see jõuab sinu ettevõtte kontole, sest noh, kui tema ise sinu käest arvet ei küsi, siis sul on õigus nii-öelda see raha panna oma kontole siis, kui sa noh, võib-olla paned näiteks kord kuus, on ju. Et ehk siis nagu sellest juba päris hästi piisab ja selles mõttes noh, kui sul on juba suurem nagu hulk asju olemas, siis ma arvan küll, et sa juba tegelikult võid nii-öelda seda teenust reklaamida tõepoolest siis kusagil, noh, ma ei tea, tuttavate hulgas, gruppides, noh, sest et sul on väga piirkonnapõhine teenus, on ju, et seal piirkonnagrupis ja nii edasi. Sest et noh, ma usun, sa oled vist teinud juba koolituse käigus ka neid ilusaid pilte, on ju, nii nagu me Külliga enne rääkisime, et need enne ja pärast pildid ja kõik. Aga see on üks asi kindlasti, mis veenab klienti ka sinu juurde tulema, et noh, praegu on päris palju näha neid, et ilusad roosad küüned ja keegi kirjutab, et viimane aeg oma varbad suve korda teha, et tule minu juurde. Ehk siis, et neid pilte saada ja et oleks kogu aeg materjali postitada. Ma tegelikult rääkisin oma sõbrannaga, kes teeb neid igasuguseid klippe, et koostööd teeb erinevate firmadega, et ta hakkab mind ka nagu nii-öelda reklaamima, et siis saab minult teenust vastu ja mina saan temalt teenust vastu, et sul ka käsi peseb kätt. Ja, täpselt. Hakkama sellega tegelema kuidagi, et ma nähtavamaks muutuks. Ja, sest sellega tegelikult ongi niimoodi. Ükskõik kui head asja või kui ägedat asja sa teed, kui keegi ei tea, et sa seda teed, siis ta ei saa seda osta ka, on ju. Et sellest tegelikult nii-öelda algab kõik. Samamoodi teiste puhul ka, et kui need plaanid saavad nagu ilusasti läbi mõeldud, siis see hetk, kus noh, nii-öelda sellest hetkest algab edu, kui sa julged nii-öelda kõva häälega öelda, et seda ma teen ja et see on hea asi, siis sealt maalt saavad tulla sul kliendid ja müügid. Enne nad lihtsalt ei tea. Nii, ja siis no see laovarud, vajaminevad teenused, see on, Viive, on sinul ka tõenäoliselt siis pigem lihtne lahti kirjutada, sest te kindlasti koolitusel ka, noh, kui sa oled värskelt läbinud, siis tõenäoliselt te käsitlesite seda, et mida sa vajad. Sulle ma siis kopeeriksin tegelikult sisuliselt selle sama tabeli, mis oli Küllil, sest et põhimõte on sul selles mõttes sama, et sul on mingisugused kuluvad need vahendid, mida vaja on. Noh, ütleme, et siis on näiteks mingisugused küünelakid, on ju. Või ma ei tea, panen siia näiteks kätekreem. Aga mul on siuke küsimus, et kuidas ma näiteks, kui ma saan tellida mingi välismaalt, no näiteks kasvõi sellest temust on ju, et näiteks küüneviile. Kas ma saan neid ka kuidagi ettevõtte kuludesse panna või? Ja ikka saad. Kui sul on nagu ühesõnaga ettevõtte kuludesse saad sa asju panna alates sellest hetkest, kui sul on ettevõtte olemas. Näiteks, kui sa teed täna oma rahast mingisuguseid kulutusi, siis noh, ütleme sellistele kuluvatele asjadele, siis seda sa oma ettevõtte raamatupidamisse panna ei saa, sellepärast et see kulu tehti enne, kui ettevõte oli olemas, on ju. Aga tegelikult saab? No saab jah, tegelikult saab, aga lihtsalt nagu, et noh, ütleme seaduslikus mõttes, et kui sa näiteks täna ostad küüneviilid ja kasutad need ära juba nii-öelda enne, kui sul see ettevõtte loodud saab, siis see tegelikult ei ole nagu noh, raamatupidamises, ütleme korrektses mõttes ta ei oleks nagu kõlbulik dokument, aga nii nagu Külli näiteks ütles, et tema plaanib müüa oma ettevõttele näiteks seda põhivara, tal on mingisugused tolmuimed, taurupuhastid, et see on nagu täiesti okei. Ja seda meile Triin rääkiski eelmine kord, et niimoodi tuleb see ostu-müügileping teha ja see summa, mis ma sinna panen, see ongi see siis, mis ma nagu iseenda peas nagu välja arvatan, et palju mul on siiamaani nagu kulunud, et tegelikult mul on kõik asjad olemas. Ja no see võib olla ka täiesti nagu
üldine nii-öelda reakirjeldus, mille sa müüd, et see võib olla ka sisuliselt lihtsalt inventar või midagi sellist. Et loomulikult, kui ühel hetkel maksuamet tahaks teada, noh, see on väga-väga ebatõenäoline, et ta seda kunagi küsima tuleb, aga kui ta tahaks teada, et mis see inventar oli, siis sul peaks olema selles mõttes nii-öelda vastus valmis. Noh, ma mõtlen just väikevahendid, et suuremad asjad on nagunii on selgelt kirjas, et ongi näiteks mingisugune, noh, kasvõi see lamp on ju, millega neid küüsi kuivatatakse, UV-lamp või mis see siis on. Et ühesõnaga need suuremad asjad on nagunii kirjas, aga kui sul ongi näiteks mingisugused väikevahendid või siuksed, et mida sa ei hakka küüneviil number 1, küüneviil number 2 on ju, et siis need võivad olla nagu väga üldiselt kirja pandud ja tõepoolest hinnamäärad sa ise, et noh, üleüldiselt on ka niimoodi, et kui sa hiljem paned oma ettevõtte kuludesse mingisuguseid asju, mis võib-olla ei olnud päris otseselt ettevõtlusega seotud, siis lihtsalt keegi ei keela sul seda sinna panna, kui sul on vastus valmis, et näiteks sõber ventilatsioonifirma on tal, ostis kunagi, ehitas maja parajasti ja ostis endale suure hulga puitmaterjali. Ja loomulikult ostis selle läbi ettevõtte, sest ta ei tahtnud käibemaksu nii-öelda maksta, on ju. Ja siis ta ütleski, et noh, kui keegi peaks küsima, siis ma ütlen, et ma tegin sellest tellingud, sest et mul oli vaja ventilatsiooni paigaldamiseks tellinguid ja niimoodi see tundus mulle nagu soodsam lahendus, kui Craamost näiteks tellingud rentida, on ju. Et noh, lihtsalt, et nii-öelda mõtle igaks juhuks vastus valmis ja noh, tõenäoliselt keegi kunagi ei küsi seda, aga saad rahulikult magada. Kuigi ma arvan, et sul ei tule südametunnistusega selles mõttes mingeid konflikte, sest sellepärast inimesed Eestis ettevõtlust teevadki, et ilma selleta on elu päris kallis. Jah. Ja, vot. Et ühesõnaga lihtsalt siis sinul ka teine peatükk kindlasti, et see sinu isiklik, see eneseanalüüs, sinu isiklik kogemus, haridustee oleks hea, kui paned kirja ja kuna sinu puhul need koolitused on määrava tähtsusega praegu, siis koolituste andmed ka kindlasti, et päris koolituse nimi, kes koolitaja sul oli ja mis see koolituse maht on, et siis ma saan järgmine kord nagu su küsimusele natuke täpsemalt vastata ka, et ja siis see kolmas peatükk, ma arvan, et sulle on üsna lihtne täita, sest sa juba tead, milliste teenustega sa alustada tahad. Et ma ei tea, klassikaline küünehooldus, küünehooldus keellakkimisega, no mis iganes on ju, et need sa saad ka tegelikult juba panna kirja ja proovi siis kirjutada siia juurde sellised atraktiivsed nii-öelda need atraktiivsed teenuste kirjeldused, et me Külliga kohe tahaks sinu juurde küünehooldusesse tulla. Ja siis sellega tegelikult... Puurimasin. Puurimasin? Ei, siin nagu töömehed hakkavad jälle puurimas, ma varsti jälle ei kuule. Ja. Et iseenesest me oleme selle tänase osa päris tempokalt jõudnud läbi ka rääkida, sest Liis ei ole praegu olnud meiega, et tavaliselt on ikka nii, et mida rohkem meid on, seda mõnusamalt rohkem seda arutelu tekib ja nagu enne Raul ka ütles, et ta sai juba osa nii-öelda häid asju panna endale kirja tänu sellele, et meil Külliga oli see dialoog, on ju, et tavaliselt on see pigem alati toetav, kui kuuled ka, mis mõtted teistel on. Et meil on täna see tempo olnud üsna hea, et ma arvan, meil ei lähegi päris kella 2-ni ära, nii et sa ei jää selles mõttes millest ilma, aga ma Triinule kindlasti ütlen seda, et neid salvestusi on vaja varem, sest tema ise oma kanalile paneb need üles ja siis ta jagab neid. Et jah, ma panin selle juba kirja ka. Mis siis veel on oluline, et ma väga-väga soovitan seda, et kuna me kohtume teiega tõesti alles, see oli vist 7. juulil, sinna on ju natukene vähem, ütleme 3 nädalat on sinna aega, siis leidke vahepeal see üks hetk, kus te seda äriplaani täidate, just nimelt neid 2 peatükki. Hästi tihti küsitakse, et aga kui mul on nagu suur hoog sees, et kas ma võin järgmisi peatükke ka kirjutada. Ei keela, loomulikult võid, kui tahad, aga proovi panna nagu fokusseeri praegu nendele 2 esimesele peatükile ja tee need ära nii hästi, kui sa oskad. Sellepärast, et siis me oleme just värskelt rääkinud, on ju, mis siin võiks kirjas olla. Sa täidad need nii hästi ära, kui sa oskad, siis sa tõenäoliselt ei pea neid hiljem väga palju enam täiendama. Kokku on meil selles äriplaanis
see on nüüd vaata uus vorm, siin on 10 nii-öelda peatükki on ju, mida me täidame. Ehk siis, kui sa praegu selle jätad nii-öelda selle teise või kolmanda, noh, sihuke poolikult täidetud ja siis siit tuleb iga kord peatükk või paar juurde, siis lõpuks see kõik, mida sa täiendama pead, seda on hästi palju ja siis tavaliselt see motivatsioon kukub kuskile kuristikku. Et proovime vähemalt seda joont nii-öelda hoida, et sa täidad ära vähemalt neid peatükke nii-öelda, mis me oleme rääkinud ja nii hästi, kui sa oskad. Järgmine kord me lähme juba edasi, siit ongi konkurendid ja kliendid, on ju, et ka 2 niisugust suurt mahukat peatükki, et siis sul on endal, kuna see äriplaani ülesehitus ongi tehtud selline, et iga järgnev peatükk nii-öelda baseerub mingis mõttes eelmisel, siis see info siin eelmistes peatükkides on nagu sulle endale ka oluline ja mina tavaliselt loen siis nagu, kui me 7. juulil kohtume, siis mina tavaliselt 6. juulil loen läbi, mis te siia kirjutanud olete, et teile võib-olla lihtsalt selline väikene tähtaeg nagu, keda toetab, et ma ise olen selline viimase minuti inimene, on kõige paremini töötan pingesituatsioonis, kus ma tean, et see asi peaks homseks valmis olema, siis ma teen ära, isegi kui on 3 nädalat aega. Et kes on minuga võib-olla sarnase selle toimimisviisiga, et siis mõelge, et see 6. juuli võiks olla see päev, kus te kirjutate need asjad hiljemalt ära. Ja siis läbivalt, et valige endale siis üks nii-öelda kirjastiil või kirjutamisviis, et sa tead, et see on sinu tekst ja keda segavad vahepeal need küsimused, võite vabalt ära kustutada. See on sinu äriplaan, siin ei ole mitte midagi, mida sa sisuliselt teha ei või. Et see selleks, et sul oleks seda mugav ja hea täita, tee täpselt nii, nagu sul vaja on. Kui tekib vahepeal selle pika aja jooksul küsimusi, siis kindlasti küsige. Need kontaktid olid olemas, saate ühendust võtta. Ja siis ma panen need Töötukassas, registreerin ära ka need teie osalemise tunnid, et te täna siin koolitusel olite ja siis, kui te ka Triinuga kohtusite, et selle kohta tuleb teile Töötukassa süsteemist automaatselt meili peale teavitus, et siis on vaja kinnitada see osalemine. Ja et jah, olin koolitusel, sest selle alusel makstakse teile vist mingisugust kas päevaraha või mingi selline asi on, mis te peaksite saama. Aga kas sa ei saa kirja panna, et ma käisin koha peal või siis ma saaksin raha ka selle eest, et ma kompensatsioon on selle eest ka? Keegi ei kontrolli ju seda selles suhtes. Keegi ei kontrolli ja saab ikka panna kirja. No, super, väga hea, aitäh. Ja see on kilomeetrit. Raul tahab sama öelda. Ma just mõtlesin, et Saaremaalt Tartusse on päris mitu kilomeetrit. Mõni on, jah. Et selles mõttes saab ikka, et kuna need koolitusgrupid ongi meil määratud seal süsteemis ka niimoodi, et kohtumised toimuvad nii koha peal kui veebis, et siis inimene tavaliselt ise valib, kus ta on. Ma tahtsin korraks küsida, mul enne läks see mööda kõrvust, et kuhu need üles laetud salvestused tulevad täpsemalt? Kas need on seal kodulehel Tea Akadeemia või? Ausalt öeldes Viivian, Triin, või kuhu sul tuli täna hommikul see salvestus? E-maili peale, aga oota, ma vaatan kohe üks hetk. Võib-olla on see seal selles. Ja, teadlik ettevõtlus saatis mulle selle lingi. Siis e-maili peale tuli ikkagi teadliku ettevõtluse poolt, et ma usun, et see on seal täitsa olemas kuskil, aga ma praegu ei ole vaadanud. Okei. Ma küsin Triinu käest sellega üle, sest et ta on teinud seda minu teada nii ja naa, et on saatnud nii sinna Tea Akadeemia lehele laadinud, kui teinekord on saatnud ka meili, et siis ta saab seda ka veel täpsustada teile, et kust kohast need alati siis leitavad on. Ja, sain kätte ka, tegelikult meil on olemas. Okei. Et siis ma usun, et ta teie puhul hoiab seda sama joont nii-öelda. Siis ma küsin veel, kas keegi päriselt plaanib siin hakata koha peal ka käima või pigem jääte selle Zoomi peale? Mina tahaks ikka koha peal käia. Mulle meeldib see koha pealne õppe rohkem, siis saab seda vahetut infot kogu aeg.
väga hea. Siis ma lihtsalt tean, et sa tuled siia koha peale ja siis tulen mina ka. Täna ma olen siin uhkes üksinduses. On ka täitsa mõnus, aga kellegagi koos on alati parem. ja mul on sama mõte, et nii palju kui vähegi võimalik, noh, võib-olla mitte just iga kord, aga paar korda kindlasti ma tahaksin tulla sinna koha peale ka. Päriselt Saaremaa. Külli, tule sina ka, me Külli sind ei ole veel näinud. Tahaks näha. No ma üritan, et ma küll praegu olen suht kaugel Tartust, et iga kord ei taha nagu 150-60 kilomeetrit sõita ja pärast tagasi, et. No see ei ole väga mõttekas, jah. Kui ma sinna satun, siis ma tulen. Väga tihti on tehtud või oleme teinud siin ka seda, et siis, kui on see viimane kohtumine, see nii-öelda see esitlused kaitsmine, et siis hiljemalt saame kõik koos siin ruumis kokku, et siis meil on tavaliselt niisugune kohvi joomine ja ühine koogisöömine ja selline, hästi tore on näha neid inimesi, kellega sa oled siin põhimõtteliselt terve suve koos veetnud, on ju. Ja siis teine asi, mis meil augusti alguses on meil töökeskkonna ja tööohutuse osa ka, et see on ka selles mõttes tundub selline õudselt igav ja kuiv, aga me teeme seda natuke teistmoodi, et keegi teile seda tööohutuse seadust ette lugema ei hakka, vaid me teeme hästi palju praktilist ja katsetame neid ergonoomilisi tooteid ja selles mõttes siis on ka nagu koha peal äge. Et võib-olla, ühesõnaga ei rutta sündmustest ette, aga vaatame, et võib-olla teie grupiga isegi õnnestuks minna siia, kui te oleksite tulemas, et siis Tartu siia ergonoomikakeskusesse, mis on nüüd üsna värskelt loodud, et tuttav veab seda, et siis oli plaan tema käest ka küsida, et võib-olla ta võtaks meid seal hoopis vastu, aga see sõltubki, vaatame, kui see augustikuu lähemale tuleb, et kuidas siis selleks hetkeks plaanid on suvel, pikki plaane pigem ette ei tee, on ju. Keegi ei tea, kuidas need plaanid siis lõpuks lähevad. Kas teil on küsimusi? Ergonoomikakeskus oleks kindlasti toredam, sest ma olen ise selle tööohutuse ja töökeskkonna voliniku koolituse läbi teinud ja see on lihtsalt nii tuim. Ma nagu üritasin mitte magama jääda 3 korda. No vot, et kui sa vaata, seda ma ei saa kontrollida, et kui sa Zoomis magama jääd ja ekraani mustaks paned, siis ma ei tea, kas sa magad või ei maga. Ma olin koha peal ja ma mõtlesin, mul oli probleem koha peal, mitte magama jääda. No siin saaks sind ärkvel hoida, aga jah, läbi arvuti on see keerulisem. Et kas teil on küsimusi? Ma küsiks igaks juhuks võib-olla mingid päevad või kellaajad, millal ma võin helistada, sest mõnikord on see lihtsalt, et ideed tekivad lambist kuskil, siis ma tean, et päris kell 1 öösel ma ei hakka nagu ühendada. No öösel võib-olla jah, mitte, kuigi tegelikult siis on mul telefon hääletu peal, et siis ma helistan hommikul tagasi, siis kui sina alles magad, mina kell 1 juba magan, aga sina tõenäoliselt hommikul kell 7 siis alles magad, kui sa üheni üleval olid. Aga selles mõttes helistada ikkagi võib, mul on tegelikult teie telefoninumbrid ka olemas, kuna alati igaks juhuks salvestan ära ja siis, kui koolitus saab läbi, siis ma tavaliselt kustutan ära need numbrid, et lihtsalt selle sama pärast, nagu täna Vivianiga juhtus, et tõesti see ajakava saadetakse teile ühel hetkel ära ja mul endal on ka juhtunud, et lihtsalt lähevad asjad meelest ära ja siis ma tavaliselt helistan, sest mitte sellepärast, et teid kiusata, vaid just nimelt sellepärast, et kui lihtsalt läks meelest ära ja on ikkagi võimalik tulla, siis te olete ise pärast palju rõõmsamad selle üle. Vahel on juhtunud ka seda, et inimene ütleb, et aga issand, mul läks meelest, miks te ei helistanud? Tegelikult helistasin, aga näiteks on telefon välja lülitatud või midagi, et siis selles mõttes võite helistada, ma näen, et see ei ole mitte Omnivast keegi, kes tahab mulle kindlasti tähitud kirja saata ja sellepärast teada minu PIN 1 ja 2 ja kõike muud, vaid et need olete teie ja teil on mingisugused mõtted, mida on vaja läbi arutada. Vot, niimoodi, aga kui ei ole praegu rohkem midagi niisugust, mida küsida tahaks, siis suhtleme siis, kui suhtleme ja kui vahepeal ei suhtle, siis näeme 7. juulil. Ja loodetavasti siis... Kuidas see järgmine tund oli üldse? Kohe saan sulle öelda, millal teil on Triinuga kohtumine, sest... Järgmine teisipäev on ju jaanid ju. Ja järgmisel nädalal ei ole, jah. Siis tantsige ümber lõkke ja siis...
esimesel on jah, see korra vaatan, sest mul on ka see ajakava. Sest see jah, aga siis ongi mõnus, et saate täita ja täiendada oma neid äriplaane ja siis Triin ka võib-olla annab teile aeg-ajalt mingisuguse kodutöö. Nii. Ja siis mina näen sellest ajakavast, et teil on ikkagi teisipäeval 30.06 on see kohtumine. Aga eelmine tund me just arutasime, et okei, et 30 ei sobi, siis teete esimesel, aga kellaajad ma usun, et on samad, see 9.30 kuni kell 11 ja siis 1-st 3-ni on ju. No vot, et siis on teil veel värske. Aga kuupäev muutus. Okei. No vot, et siis ongi teil järgmine kord, vahepeal saate puhata natukene. Aga hästi, siis tõmbamegi tänaseks otsad kokku. Olge siis vahepeal tublid ja mõelge oma unistuste peale ja pange kirja ka, mis te head mõtlete. Ilusat päeva! Head päeva!